Võtsin ta siis kätte ja hakkasin maalima, aga maalimine, pildi tegemine on nagu ühe lapse üles kasvatamine. Alguses, kui hakkad teda tegema, siis on nii kerge ja hea tunne beebias. Ta ei nõua sinult eriti palju. Aga siis ühel hetkel, need on nagu inimlikud, tekivad kummalised suhted pildiga. Järsku tunned, et nüüd ta hakkab midagi tahtma, ta tahab nagu hakata oma elu elama. Aga samas mina, elu näinud inimene, vaatan, et ei, ta ei ole ju üldse valmis veel. Aga tema ei ole millegagi rahul, ei taha, et ma talle neid nihuksi värve just selga panen ja sellist vormi maalin ja ta on siis puberteedieas. See minu pilt. Ja siis mina pean temaga hakkama väga palju arvestama, ka tõsiselt arvestama. Ma maalin teda, tulen tema juurde iga päev, näen vaeva, ta vihastab mu välja, piinab ära. Ja siis kusagil tulevad muidugi rõõmuhetked, aga need on nii harvad ja hõredad. Õhtu eeli kusagil, kui oled päris väsinud, siis järsku tundub sulle, et nüüd sain kätte. Lähed rõõmsalt koju, tuled hommikul tagasi, vaatad, mis asja ma siis rõõmustasin. Hakkad jälle kõik otsast peale. Aga siis muidugi kõige raskem on pildi lõpetamine minu jaoks, sest pilti võib teha lõputult. Ja nii oli ka selle pildiga. Ma maalisin teda veel sel päeval, kui võeti töid vastu näitusele. Maalisin õhtuni ja järsku taipasin või tundsin õigemini, et nii palju on jäänud veel maalida. Sest sel päeval oli üldse üks niisugune väga ränk päev sellepärast, et ma just olin jõudnud sinna silmapiirile. Maalisin silmapiiri ja järsku helises uksekell. Ja see on niisugune metsik pingutus tulla siis sealt kaugelt silmapiirilt pildist välja tulla. 5 minuti pärast ma tulin ta juurde tagasi ja ma ei osanud mitte midagi taga enam peale hakata. Läksin koju, otsustasin, et selle näitusel ma ei esinegi. Aga hommiku eeli ma tulin tagasi ateljeesse, oli veel hämar. Me põrnitsesime üksteisele otsa, siis ma võtsin pintsli ja hakkasin maalima. Ja maalisin just seda päikeseteed. Ja siis mul tuli tunne peale, et ma pean vaatama nüüd teda kaugelt. Pilti peab vahepeal kaugelt vaatama, see on umbes nii nagu kaugushüppaja peab võtma hoogu. Mina pean ka kaugelt vaatama, et pilti paremini saaks rünnata. Viisin ta siis siia koridori. Panin seina äärde ja vaatan, pilt oli valmis.